Minu nimi on Reet Aus ja ma tulen Eesti Kunstiakadeemiast, kus ma olen vanemteadur, aga ühtaegu olen ma ka ettevõtja. Ja tee Eesti Kunstiakadeemiasse viiski mind tegelikult läbi ettevõtluse, kuna see valdkond, kus ma tegutsen, nõuab innovatsiooni ja suur osa innovatsiooni toimubki nimelt akadeemias. Eelmine aasta me alustasime Eesti Kunstiakadeemias sellise kursusega nagu jätkusuutliku disaini kursus. Ja see osutus ootamatult populaarseks. Me tegime esimesed projektid koos ettevõtetega ja maikuus avasime me siis sellise asja nagu jätkusuutliku disaini labor Eesti Kunstiakadeemias. Mida see tähendab? See tähendab seda, et me õpetame magistritasemel disainereid ja mitte ainult, ka arhitekte ja sisearhitekte. Me anname neile nii teoreetilise teadmise, kuigi sinna kõrvale ka praktilise teadmise koostöös ettevõtetega. Eelmine aasta oli meil 3 suuremat projekti. See aasta me oleme jõudnud sammukese edasi ja teeme 5 koostööprojekti, mis on siis juba väga konkreetsete klientidega ehk väga konkreetsete tellijatega. Seal hulgas üks pehmemööblitootja, üks toitlustusettevõte. Ja see, mida me siis nendega koos teeme, on, et kõigepealt me vaatame siis otsa, mis see probleem neil on. Ja siis leiame sellele jätkusuutliku lahenduse, nii toote, teenuse kui ka siis lihtsalt kontseptuaalses plaanis. Ja põhipõhjus, miks me seda tegema hakkasime, oligi vast see, et see surve tuli ennekõike ettevõtjate poolt. Et sellist teadmist oleks vaja. Eestis ei õpetata jätkusuutliku disaini hetkel või ei õpetatud enne seda, kui me selle kursuse lõime, vähemalt nii kompleksses vormis. Meie üheks koostööpartneriks on Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskus, kes siis katab keskkonnateaduse poolt. Meie tiimis on Markus Vihma, kes on Lundi ülikoolist tulnud keskkonnaspetsialist ja teeb oma doktoritööd ringmajanduse teemadel. Ja 2 meie põhiteemat, siis, mida me katamegi, ongi ringmajandus. Ma loodan, et kõik teate, mida see tähendab. Paljudele ettevõtetele, ma arvan, on see järgmise 5 kuni 10 aasta selline prioriteet. Ja loomulikult siis ka jäätmed, ehk siis see pool kogu tootmisest ja ettevõtlusest, millele nii palju võib-olla ei ole tähelepanu ja aega paremalt pühendatud. Et kui siin saalis peaks istuma keegi, kes soovib jätkusuutliku disaini või jätkusuutliku mõtteviisiga rohkemalt ennast kurssi viia ja oma ettevõttes seda rakendada, siis ma arvan, et me võiksime teile olla päris hea partner selleks. Nii et seal raamatutes on meie kontaktid olemas. Olge lahked, kirjutage meile ja kohtume. Aitäh!